õpikusse sisse logimiseks nii õpilastel, õpetajatel minge lehele opik.ee. Siin kasutage Stuudiumi kontot, mille kaudu saate sisse logida, kus te peate valima enda kooli nime. Kui siin ei ole, siis otsige kooli otsingu kaudu. Login sisse õpetaja vaatesse. Õpetajatele on tasuta tehtud gümnaasiumi materjalid, mis on varamus, ka põhikooli omad, kui keegi soovib kasutada. Siin teeme gümnaasiumi osa ja saate kasutada ajaloo, bioloogia, geograafia, keemia, kirjanduse ja nii edasi õpikuid. Õpilasfirma majandusõpik ei ole minu arust avatud, aga need, mis siin on, saate avada. Selleks, et õpetaja seoks õpiku Stuudiumi kontoga, on vaja minna õpiku lehele, teha see päevikuks siit. Paneme näiteks päeviku nimi, ajalugu, 10a. Tee õppekomplekt päevikuks, lisab ka teised õpikud. Aga nüüd selleks, et siduda see, siin kus teil on päevikud, ühtegi õpilast ei ole, selleks, et siduda õpilased, on vaja minna Stuudiumisse. Stuudiumis avate mingi päeviku ja siin, kus teil on lisaõppematerjalid, saab siduda õpiku e-päevikuga. Nii selleks on vaja minna tagasi opikusse, valida õppekomplekt, milline teil oli. Mul oli ajalugu, Rootsi aja alguseni. Nii. Ja siin seome päeviku õpikuga. Lähme õpetaja juurde. Nii. Siin on näha, kes siin on ja selleks, et kasutada, saate lisada töid, koosta töö. Näiteks juhatuseks, kodune töö, tunnitöö, vastavalt sellele, mida te soovite. Paneme siia proov. Määrame kuupäeva, millal see on vaja teha ja siit saata, siis õpilased näevad seda. Saate valida kellele, rühmatöö. Seda ma praegu ei tee, aga siit saate õpilastele edasi saata. Ja pärast te näete enda töid, mis teil oli vaja teha, mis ajaks ja kui palju on valmis saadud.